tere, kallid sõbrad, õed ja vennad, partnerid ja tuttavad, kõik, kes te vaatate seda videot. Hetkel oleme Filipiinidel, kus me kuulutame evangeeliumi koolides, tänavatel, vanglates ja oleme näinud palju imesid. Üle 30 000 inimese on elu Jeesusele andnud selle eelmise nädala jooksul. Selle nädala jooksul hetkel me täpselt ei oska veel öelda, aga üle 30 000 inimese on teinud otsuse Jeesust järgida ja tänu Jumalale kõige eest. Oleme näinud palju imesid, palju tervenemisi, vabanemisi, püha vaim võimsalt liigub, inimesed nutavad koolides. Kui me valetame püha vaimuga ristimise eest, siis inimesed reaalselt kogevad Jeesust, kogevad Jumala ligiolu, nende elud on täiesti muudetud. Eile, kus me koolis kuulutasime, üks tütarlaps ütles, et ma küsisin, mida sa kogesid? Ta ütles, ma kogesin elektrit oma kehas ja kogesin kuumust oma kehas. Ja ta ütles, et ma tegin otsuse, et ma tahan Jeesust järgida 100%, et ma tahan elada koos Jeesusega, et Jeesus elaks minu südames. Ja ütles, et ma andsin oma plaanid ja oma elu täiesti Jeesusele, usaldasin teda ja ta tahab saada missionäriks, et tänu Jumalale, et see oli püha vaimu töö, et püha vaim purutas teda ja ta koges eriliselt Jumalat. Ja palju on selliseid tunnistusi, kuidas noored lihtsalt nutavad püha vaimu väe all, kukuvad Jumala väe all. Ja see on püha vaimu töö, et me ei ole midagi erilist, et me ei oska inimesi nutma või kukkuma panna, aga see on Jumala vägi, see on Jumala armastus, Jumala rahu, Jumala rõõm. Ja 2 nädalat tagasi me olime Indias, kus me tegime 3 päeva, me tegime iga õhtu tegime krussaadi ja inimesed said pääseda kuni 600 inimest iga õhtu kohal ja nägime palju imesid. Üks mees, ma mäletan, tal oli 5 või 6 kuud oli hägune nägemine ja ta ei suutnud isegi pimeduses näha auto või mootorratta valgust ja pärast palvet ta nägid selgelt, ta nägi mind lava peal saali tagant ja palju muud tervenis. Üks naisterahvast ei suutnud neelata, et kui ta sõi toitu, see tuli kohe välja ja pärast palvet ta sai terveks. Me andsime talle pool küpsist, ta sõi pool küpsist ära ja see toit ei tulnud välja, vaid see jäi tal sisse ja ta sai täiesti terveks, et me testisime koha peal ja tänu Jumalale. Ja käisime ka seal külades, kus pole mitte kunagi varem evangeeliumi kuulutatud. Sinna, kus oli raske sõita, sinna sõitsime 2 või 3 tundi ja käisime 4 külas ja ühes külas üks juht sai päästetud, külajuht sai päästetud ja ta sai terveks. Tal oli põlve või jalavalu aastaid ja pärast palvet ta sai terveks, Jeesus tegi ta terveks ja ta ütles, et ma tahan ehitada koguduse siia, tahan rajada koguduse siia, et tänu Jumalale selle eest. Ja need kohalikud pastorid, kellega me tegime koostööd, nad lähevad nendesse kohtadesse, need 40 kohalikku pastorid, nad lähevad nendesse kohtadesse, nad teevad järeltööd, nad jüngerdavad, nad õpetavad neid, nad ristivad neid vees ja meil oli ka 2–4 inimest sai ristitud vees seal samas, kus me käisime külades evangeeliumi kuulutamas. Ja me julgustasime ka kohalikke kogudusi, julgustasime neid kuulutama evangeeliumi, et tuleb ka tagakius, et nad ei kardaks mitte kedagi, mitte midagi, et ainult Jumalat kardaks. Ja Jeesus ütles, et kui mind kiusatakse taga ka teidki. Et me julgustasime neid Jumala sõnaga, ehitasime neid üles, palvetasime nende eest, nägime ka seal palju tervenemisi, imesid ja julgustasime ka neid palvetama haigete eest, kuulutame evangeeliumi, et igatsus on näha, et ka kohalikud inimesed saaksid väljaõpet ja treenitud ja julgustatud, et nad läheksid, teeksid seda sama, sest et Jumal võib igat ühte kasutada, kes ütleb talle jah, kes annab talle 100% oma elu. Ja nüüd me oleme Filipiinidel, kus me siis kuulutame evangeeliumi hommikust õhtuni koolides, vanglates, tänavatel. Jumal avas meile võimaluse kuulutada ka rannas, kus oli lava, kõlarid ja täiesti tasuta. Et see mees, kes oli juht seal, selle asukoha juht, ütles, et kuulutage evangeeliumi, et muidugi, et kui te tahate Jumala sõna öelda, siis ma ei saa öelda ei, et see tänu Jumalale selle võimaluse eest. Ja nüüd järgmiseks ma lendan juba detsembri lõpus, lendan Taimaale, kus me kuulutame evangeeliumi tänavatel ja külades. Me treenime 200 evangelisti, kohalikku evangelisti, kuidas kuulutada evangeeliumi efektiivselt ja me aitame ka konverentsil teenida, seal on paljud tuntud jutlustajad ja ma usun, et midagi ja ma näen ja usun, et midagi erilist toimub praegu Aasias, et palun hoidke meie tiimi ja missioonitiime palves ja suur aitäh teile kõigile, kes olete paletanud, kes olete toetanud, kes on elanud kaasa, et kõik au kulub Jeesusele, sest Jeesus päästab ja Jeesus ütles, et mina olen maailma valgus. Amen.
sul on võimalik ka saada igakuiseks toetajaks või teha vabatahtlik annetus, skaneerides QR-koodi või külastades lehte lightindarkness.eu. tänu sinu palvetele ja finantsilise toetuse saame jätkata missioonitööd igal pool maailmas, nii Aasias, Aafrikas ja kui Euroopas. Jumal õnnistagu rõõmsat andjat ja täitkud kõik teie vajadused auga Kristuses Jeesuses. Amen.